Tervist! Tere! Kas ma räägin Lauraga? Jah. Väga meeldib, ma olen Peep Kasepõld ja helistan teile Tartu tuleohutuse keskusest nimega OÜ Leeklamp. No. Nimelt meil on väiksed andmed, et mõned kuud tagasi läks teil töö juures, teie tööpostil põlema üks mikrolaineahi, vastab see tõele? Jah. Oskate seletada, kuidas see juhtus? Ei oska. Lihtsalt võttis tule külge ja kogu lugu või? Jah. Mis te järgmiseks nüüd kavatsete hakata veel mingeid asju põletama tööpostil või? See ei ole... Mis järgmine? Praeahi või televiisor või? Mis asja? Mis mõttes? Ei, no ma küsingi. Meil teie juhtkond saatis teie andmed meile, et me teiega ühendust võtaksime, sest et see ei ole eriti turvaline, kui niimoodi sellised asjad töö juures juhtuvad. No jah, siis... Et siis järgmisena, mis teil edasi, kas kergem ei oleks näiteks koduõuel lõket teha või küünlaid põletada? Mõttes? Ei, no ma küsingi teie käest seda. No see ma ei saa midagi aru praegu. No teil läks töökohal... Nali või? Kas ma tundun sellise häälega, et ma teeks nalja? No minu jaoks on küll nagu nali. No ühesõnaga teil läks töökohal mikrolaineahi põlema. Ma küsingi, kuidas see asi juhtus? No juhtuski see tööõnnetus, no mis mõttes mingi? Ega ma ei ole mingi püramaa, kes kõike põlema paneb. No selge, igatahes meie saime teie andmed enda kätte ja õigemini teie juhtkond tahab läbi meid teid koolitada ja me tahaks teid saata õppusele. Ei, ma ei saa sellest ära. Ühesõnaga on käimas või meil käivitumas aktsioon ja me tahaksime teid sinna kaasata. No mina ei lähe kuhugile. No aga niimoodi võite endal töökoha kaotada ju. No ma olen nagu nii varsti töölt ära, ma ei saa üldse aru, mis juttu selline. No aga praegusel hetkel meie siis OÜ Leeklamp korraldab sellist nimekirja ka samamoodi, kuna praegusel hetkel Eesti riigis ei ole kõik asjad nii, nagu nad peaksid olema, siis tekib nii-öelda töötajate must nimekiri. Ja tulevikus kõik töötajad, kes mingisuguse asjaga oma tööpostil hakkama saavad, peavad läbima selle koolituse. Et teie enda tuleviku huvides on see koolitus? Nojah, aga mina ei läbi mingit koolitust. No ma räägin kiiresti selle koolituse sisu ära, et äkki tekib huvi. No. Nimelt toimub see kõik Vasknarvas, kestab kokku 2 nädalat, siis seal on elukoht ja kõik asjad olemas. Ainult ööbimise söögi eest tuleb muidugi ise maksta. Ööbimine toimub vanas selles... Olete kunagi Vasknarvas käinud? Ei. Seal on selline vana pumbamaja või pumbajaam, mis on kohandatud nüüd selliseks hotellitüüpi elamuks. Ja seal on ööbimine. See on minimaalse summa eest saate seal ööbida, oma loomulikud vajadused rahuldada ja kõik on selline. Iga päev toimuvad 4-tunnised õppeprogrammid, mis siis hõlmavad toidu tegemist, nii et ükski asi ei süttiks. Siis on üks teema seal, kuidas kasutada vett. Kuna toimuvad ka sellised õppekäigud kohalikku tuletõrje depoosse, siis seal on koolitus, kuidas kiiresti postist ülesse ja postist alla ennast libistada. Samamoodi on ümber posti enda liigutamine, sest et tuletõrjuja riietusega ei ole see liikumine kõige sellisem sihipäralisem. Te naerate? Jah, naeran jah. Miks? See ebareaalne jutt, mida te räägite. Toimub see Vasknarvas, 2 nädalat on kestvuseks, ööbimine toimub kohalikus pumbajaamas ehk siis pumbamajas, mis on ümber korraldatud vastavalt vajadustele. Nii, loenguid peavad siis oma ala eksperdid seal, Eesti tuntumad eksperdid sellel teemal ja teie peal tahetakse testida ka tulekindlat pesu. Väga huvitav. Ja kui te selle õppe olete siis nagu läbinud, siis saate vastava tulekindla paberi ka, mille alusel saate oma töökohas hakata läbi viima ise koolitusi, nii et see on reaalne teenimisvõimalus veel lisaks. Kui te saate selle paberi endale, siis tulevikus olete te inimene, kes võib töökohal korraldada antud tuleohutuskoolitusi. Pakun teistele seda tulekindlat pesu ja niimoodi, jah? Ei, te võite seda enda seljas näidata. Enda seljas näidata? Jah. Väga huvitav. Ja muide üks seminari teema on ka see, kuidas küünlast taskulampi valmistada. Mis see lampi? Taskulampi. Taskulampi, jah? Jah.
ei, suht huvitav koolitus on. Et siis saate sellise tulekindla paberi ja oletegi selline tehtud tütarlaps. Ei, väga tore. Aga siis ma peaks rääkima, et me tahaks saada koolitusest raha ka ette siis. Nende ööbimiste eest. Et kas ma ütlen meie firma kontaktandmed ja panga kontonumbri ka, et saate ülekande teha? Ei, ma kindlasti tule sinna koolitusele. No aga siis on teie tulevik ohus ju Eestis. No ei ole midagi teha. No tegelikult ma saaks asjaga natukene paremaks muuta. Jah. Et me võime otsida ka teie asemel kellegi teise inimese. Noh, oleks tore. Oleks tore. Aga siis tegelikult võiks teha nii, et me võiks mingi aeg kokku saada. No. Kohtuda. Et kui suur hõõgveini sõber te näiteks olete? No olen. Nii? No, edasi. Et poes on müügil sellised 5-liitrised hõõgveini kanistrid. Et te võiks selle kanistriga minu juurde koju tulla. Aha. Ja siis me saaks selle kanistri taga rääkida seal asjadest ja koolitusest ja vaadata võib-olla seda tulekindlat pesu ka. Ma võib-olla on üks komplekt on kodus olemas, äkki proovite kohe seda minu juures selga. Kust teil tuleb siia üldse? Ei jah, head mõtted on teil küll. Olete huviline? Ei, ma praegu ikka veel mõtlen ja eks hetkel ei. No igatahes kahju, et te loobute sellisest võimalusest, aga palju õnne sünnipäevaks! Aitäh! Ma helistan teile Sun FM-i raadiost ja teie sõber ja kursusekaaslane Andrus palub need sünnipäeva tervitused läbi raadioeetri edastada. Päriselt või? Päriselt. Väga hea. Kas on kahju, et ei ole võimalik tulekindlat pesu enda seljas proovida? Ei ole väga kahju. No selge, igatahes toredat sünnipäeva jätku ja kõike kaunist. Jah, aitäh.